Tere jälle! Räägin ühest väikesest võimalusest, kuidas mina olen teinud enda elu koolijuhina natukene lihtsamaks. Ehk siis räägin sellisest tööriistast, mida mõni teist juba ilmselt teab, aga mõnele võib tulla uudisena, Google'i poolt pakutav Notebook LM. Tegemist on siis tööriistaga, mis kasutab peenemas kirjas räägmeetodit, või siis põhimõtteliselt me rikastame enda andmetega suurkeelemudelit, et saaks võimalikult täpse info, mis on ka sinu materjalis, ära sünteesida nende võimekustega, mida kasutavad teised suured keelemudelid. Ehk siis lihtsamini veel öeldes, paned enda materjali sisse ja saad väga kiiresti seda sama enda materjali sünteesida. Mis siis selle programmi juures näitena teile toon? Saaremaa riigigümnaasiumi juhina oli mul kindlasti kooli arengukava luues küsimuseks see, kuidas me enda kooli õpetajatega koos jälgime ka seda, et me püsime Eesti hariduse suurema 2035 strateegiaga sama sammu ja kuidas me ka riigigümnaasiumina peame sammu Saaremaa valla haridusstrateegiaga. Ehk siis järgnev näide ongi selle kohta, kuidas on võimalik kiiresti sünteesida erinevaid materjale, pannes neid kokku ja samal ajal nähes, kas nende materjalide koos vaatamisel nad tegelikult räägivad sama keelt või mitte. Olen siia juba valmis pannud siis Saaremaa gümnaasiumi arengukava, Saaremaa valla hariduse arengukava ja haridusvaldkonna arengukava 2035. Järgnevalt tõstan siis ka need materjalid ilusti kausta. Ja järgnevalt ongi siis vajalik materjal lisatud Notebook LM-i süsteemi. 3 taustmaterjali on lisatud ja nüüd minu huviks on näiteks see, kui hästi on valla arengukava ja riiklik arengukava kooskõlas siis Saaremaa gümnaasiumi arengukavaga. Nagu näete, olen kirjutanud promptiks, kuidas on Saaremaa gümnaasiumi arengukava kooskõlas laiema riikliku ja valla arengukavaga. Me palusin talle, et palun kirjuta eesti keeles. Näete ära, millised detailid ta on leidnud, mis konkreetselt kooli arengukavaga ühtivad, mis ühtivad riikliku arengukavaga. Ja tegelikult see kõik on alles algus. Ehk siis kui sa oled sellisel meetodil alustanud kiiret sünteesi, on väga oluline silmas pidada seda, et tavaliselt esimesest küsimusest üksi ei piisa. Ehk siis siit edasi on vaja minna detailsemaks ja just täpselt seda, mida kooli juhtkonna liikmel või kes iganes see ka on, kes nende andmetega koolis toimetab, mida tal täpselt vaja on. Kindlasti tasub siin puhul ära märkida ka see, et väga paljud koolijuhid ja õppejuhid peavad ka õpetajatega üks-ühele vestluseid ja nende vestluste teemaks võivad täpselt samamoodi olla näiteks kooli arengukava teemad. Ka need materjalid on võimalik siia sisse tuua, aga siin puhul on kindlasti oluline ära märkida see, et koheselt hakkavad kehtima tunduvalt suuremad andmekaitse põhimõtted. Ehk siis jah, sellel meetodil on võimalik sünteesida ka enda kooli õpetajate kommentaare, vaadata veel konkreetsemat pilti, et mitte ainult seda, kuidas sinu kooli arengukava ühtib valla ja riikliku strateegiaga, aga kuidas ka sinu õpetajad mõtestavad näiteks ühte või teist punkti.
siin on tõesti kõige olulisem siis silmas pidada seda, et kas kasutada näiteks õpetajate puhul pseudonüümimist või kõigepealt teha materjal puhtaks ja sealt ära kaotada näiteks konkreetsete õpetajate nimed. Selle nimel, et me ka andmekaitse kontekstis toimetaksime korrektselt. Aitäh!